ehkki kavandamise kohta konkreetsemalt on meil terve eraldi moodul, siis selleks, et te oma minitunde saaksite alguses juba praktiliselt kavandada, on teil vaja teada mõningaid väikseid ideid, mida muidugi saab õppida tegemise käigus, aga parem on, kui te nendest üht-teist ette teate. Et eesmärgistamine kui selline ei ole teile kellelegi võõras. Oma elus olete te alati seadnud teatud eesmärke. Endale eesmärke seada on kõige lihtsam. Näiteks, kui mu eesmärgiks on 3 korda nädalas jooksmas käia, siis ma saan seda teha. Muidugi teatud asjaolud võivad vahele tulla, tulevad külalised, mõnikord on vihmane ilm, aga ma saan siis päeva vahetada. Kui te eesmärgistate õppekavandamist, siis te saate samuti seada eesmärgid endale ja need eesmärgid võivad olla seotud sisuga, sellega, mida te tahate edasi anda. Näiteks minu eesmärk selles väikses videoloengus on siis tutvustada teile eesmärgistamise olulisust, väljundipõhiste eesmärkide sõnastamise viise ja seda, kuidas neid väljundipõhiseid eesmärke saab siis liigitada, et millised väljundid on mõistlikumad, millised mitte. Nendeks liigitamisteks kasutatakse siis erinevaid hierarhiaid, eesmärkide väärtusridasid, mida kutsutakse ka taksonoomiateks ning tutvustada teile siis tuntumat Bloomi taksonoomiat, Andersoni ja Krathvoli edasiarendust ning veel ühte eesmärgistamise viisis on selline boonus või lisa, kes soovib. Ja see kõik võiks siis aidata teil oma minitunde paremini läbi mõelda. Samas on mul väike isiklik eesmärk ka. Ma proovin natuke siin visualiseerida, lisada jooniseid, proovin arendada oma videolõikamisoskust, proovin arendada sellist oskust nagu ühe joonega joonistamine. Ja need on nüüd minu isiklikud eesmärgid ning teil alati võib olla ka selle väikse tunni andjatena näiteks eesmärk, ma ei saa teile ette öelda, mida keegi tahab, sest teie kogemused on väga erinevad. Mõne jaoks on avalik esinemine paras väljakutse, teistel on sellel alal rohkelt kogemusi, keerulise info lihtsamasse keelde tõlkimine, huvitavate mänguliste võtete, mnemotehnikate kasutamine. Aga oluline on meelest pidada, et eesmärgid on alati siis 3 sorti. Ühed on seotud teadmistega, teised on seotud hoiakute, tunnete, väärtustega ja kolmandad on seotud siis erinevate kehaliste oskuste, võimete, samamoodi peenmotoorika arenguga. Ja igas tunnis on oma fookus, aga selles aines me loodame, et alati te mõtlete veidi ka selle peale, et millised hoiakud siis kaastudengitel selle tunni järel kujunevad. Ja igas väikses minitunnis võiks olla ka üks selline mõnus tegevus, kus liikumine on minitunni osa. Ja muidugi jälle mõtestatud osa. Miks on eesmärgistamine tähtis? Oma tundi või ka minitundi tehes on teil alati päris palju erinevaid võimalusi, erinevaid teid, mida valida. Ja kui nüüd tsiteerida klassikuid, siis lihtsam on pärale jõuda siis, kui sa tead, kuhu lähed. Või tuua siis sisse teine klassikaline ütlus tuntud lasteraamatust. Kui sa ei tea, kuhu sa minna tahad, siis on tegelikult täiesti ükskõik, millise tee sa valid. Nii et eesmärk peaks olema teada. Ning teil konkreetselt te valisite mingi teema. Mõnes mõttes võib tunduda ju lihtne, kui nüüd te olete õpetajad kaaslastele või oletame, tuleb klassi üks õpetaja. Ja tema eesmärk on tutvustada lastele kaske. Ning ta tutvustab seda teemat
ning klassis on siis terve hulk lapsi, kes seda kuulevad, siis kas sobib öelda, et eesmärk on tutvustada kasepuud, tutvustada mida iganes. Põhimõtteliselt seda tehakse ja teie võite seda samuti teha, kui te nüüd oma tundi kavandate. Aga mis on selliste eesmärkide probleem? Kuigi neid jätkuvalt ka ülikoolis, ka koolis kasutatakse. Millal see eesmärk on täidetud? Juhul, kui õpetaja poolt on asi tutvustatud. Aga tänapäeva õppimine on mitte õpetaja, vaid õppija keskne. Ja kui meil on siin keskmes keegi lapsid klassist, siis tegelikult on tähtis, mida tema siis näiteks kase kohta teab. Meil on siin nüüd ka õpetaja. Kuidas tema saab aru, et laps teab? Kas ta näeb lapse pähe? Pigem mitte. Teadmise puhul on probleem see, et õpetaja ei näe lapse pähe. Ja selle tõttu sageli me sõnastame väljundit sellena, mida laps teeb. Kas ta näiteks tunneb kase ära, võrdleb kaske mõne muu lehtpuuga või okaspuuga. Võib-olla ta kirjeldab teda sõbrale nii, et oleks äratuntav. Ja neid variante on hästi palju. Ning siin teiegi peate valima, milline on siis see õpiväljund. Üks on see, mida õppija teab, aga teine on see, mida õppija tunneb, millised on tema suhtumised, emotsioonid, hoiakud selle teemaga seoses. Ja kolmandaks on kõik see, mida õppija oskab oma kehaga teha. Kõik need liikumised, tasakaalud ja näiteks see, kui mina praegu teile proovin joonistada, siis see on seotud sellega, mida ma tean, aga see on ka seotud sellega, mida ma oma käega teen. Nii et peenmotoorika põhimõtteliselt läheb ka selliste psühhomotoorsete asjade hulka. Ning kui teie kavandate oma minitundi, siis te võiksite kasutada kõiki neid 3 valdkonda.